Täna tipptunni ajal kogunes Vabaduse väljakule ligi 30 ratturit, et osutada oma sõiduga ohtlikele kohtadele Tallinna kergliiklejate jaoks. Me tahame inimestega, kes peavad oluliseks seda, et Tallinnas oleks ohutu ja mugav jalgrattaga sõita, jala käia, üldse liigelda, lastel, eakatel inimestel, nendega koos teha sellise sõbraliku reisi mööda Tallinna ja vaadata selliseid kõige hullemaid kohti, mis Tallinna linnaliikluses jalgratturitel on. Kahjuks selliseid kohti Tallinnas on sadu, kui mitte tuhandeid. Sõitjad olid enamasti pidevad jalgratta kasutajad ning teadsid oma kogemustest probleemseid kohti nimetada. Viin hommikul lapsi lasteaeda ja õhtul toon koju. Lasteaeteekond iseenesest ei olegi väga raske. Ma pean küll ületama liivalaia, kus rattaga 2 sõiduvoolu vahel sa pead päris pikalt seisma, sest seal ei ole võimalik ühe korraga üle minna, aga see teekond on suhteliselt lühike. Nüüd, kui rääkida ka linnas ringi sõitmisest, siis seal on neid kohti ikka päris palju. Hästi raske on näiteks Kaubamaja Laikmaa tänava ristmik, kus on küll maha joonistatud nüüd see bussi ja ratta ühisrada, aga tegelikult see ikkagi põhjustab segadust mõlemale poolele ja ei lähe iga paari päeva tagant keegi ikkagi laseb seal signaali ja bussidest ei ole väga turvaline mööda sõita. Ühtaegu oli rattasõit ka valimisteks valmistumine. Iga päev, kus ma ei ole oma põhitööl Riigikogus töötama selle nimel, et järgmistel valimistel oleks sotsiaaldemokraatidel volikogus võimalikult suur esindus ja mis kõige olulisem ja mis on kõige tähtsam, et seal volikogus ei oleks mitte ühelgi erakonnal absoluutset enamust, et me saaksime normaalse koalitsioonivalitsuse, mis hakkab ajama sellist poliitikat, nagu tallinlased ootavad. Sotsid loodavad leida kergliiklusteede jaoks 25 miljonit eurot.